Karla hooaja avapauk ja Paide linnameeskonna auhinnakapi teine karikas. No kuidagi jälle natukene kinnitasime seda eelmise aasta fenomeni, et Paide on ikkagi suurte mängude meeskond. 0-2 pealt 3-2 võit. Jah, et no poiste üle on väga hea meel, et kui isegi alati kõik ei lähe nii nagu planeeritud, siis eelmine aasta ka, isegi seal kevadel, kui need punktid meil veits kaduma läksid, et tegelikult alati tulime hästi mängu tagasi, kui meile seal värav löödi või olime raskes seisus, et sai öelda, et mängisime nagu väärikalt, aga nagu punkte ei saanud. Siis juba sinna karika poolfinaali ja finaali poole minnes sealt läks juba selliseks nagu konkreetsemaks ka meie mäng. Täna jälle selline sarnane stsenaarium selle hooaja algusel, et ei ole veel kõik nii ladus, kõik asjad ei klapi, kõik ei õnnestu, aga enne poolaega selline korralik knockdown nagu selle 2-0-ga, aga võib-olla ka ei jõudnud see usk nii palju ära kaduda, et jõudsime riietusruumi ja ruttu usu taastada, et 1-0 ju nagu pole midagi veel, et seal sellega saab mängida veel. 2-0 Flora vastu tundub nagu väga keeruline ja peaaegu võimatu, eks. Et saime emotsioonid üles ja usu tagasi ja andsime mõned näpunäited ja õnne sinna-tänna ja kõike ja kukkus meile. Kui ma nüüd kirjeldan sulle nii nagu tribüünilt see paistis selle mängu kulgemine, mõtle kaasa, lükka ümber või ole nõus. Esimesed 15 minutit tundus, et tuleb väga võrdne mäng, aga siis justkui nagu kips tuli peale, et jäime täitsa kangeks ja ega esimese poole lõpuni oma kolmandik või rünne kolmandikul ei saanudki. Ja, et selline, ütleme nagu võib-olla korra oli nagu selline tunne, et äkki läheb mäng alguses kohe nagu selliseks tormilisemaks, nagu sa ütlesid, lahtisemaks, aga Flora, ma ütleks isegi nagu tõmbas veel rohkem hoogu maha ja uinutas, aga nemad mängisid oma trumbile, et nagu veidi sellisele pikemale rünnakule, et arvestades nende sellist võib-olla koosseisu kooslust, et kes seal see uus mäng on, Mihhailov võib-olla tõuges veidike, nagu neid saab nimetada, vähem kogenud või uuemad neil. Reinkord juba tegelikult ülemine aasta midagi ka, et see tunnetus on neil nagu väga hea omavahel, et ütlesin ennem ka seal intervjuus, et see vasak äär seal Ken Ojamaa, Alliku, kui ta tuli vasakule poole üle Kostja, et neil juba seal juba alateaduslikult käivad need mingid liikumised ja ajastused, et keeruline pidurdada, et nendele see nagu rahulik mängu, rahulikuna hoidmine kuidagi sobis paremini ja me ei leidnud neid õigeid nagu esimesed lahendused olid nagu okeid, aga teine, kolmas, et sellised nagu jätkud, et mille peale ehitada seda mängu, et sealt ei tulnud nagu head kvaliteeti või midagi. Flora seal pani jala ette või sai oma kvaliteediga meid pidama nagu, et nende täielik esimene pool, et olen nõus, et ei saanud me kuidagi oma mängu käima. Poole ja pausil istusin siin riietusruumi kõrval, tegin tööd ja poole kõrvaga siis üritasin kuulata, mis meie riietusruumis toimub. Su sõnumid olid väga lühikesed, väga konkreetsed ja ääretult rahulikud. Ja see rahulikkus oli ka see märksõna, mis teist poolaega algusest peale iseloomustas. Ega Flora oma mängu ei muutnud, aga meil hakkas kuidagi sujuma. Jah, et võib-olla veidikene neil nad ka võib-olla päris täpselt ei teadnud, kuidas me nüüd nagu tuleme, et kas me tuleme kohe täisriskiga või hakkame natukene passima ja ootama ja jätame lõpu peale selle proovimise, et läksime kohe ja kuidagi nagu võib-olla Flora siis sellest 2-0 eduseisus selline, et okei, läheb lahtiseks, et küll me selle ühe ikka ära suskame ja Paide maha rahustame, eks ole. Aga oli seal sellised ärevaid hetki mõlemad pidi, et lihtsalt see mäng lähebki sellisena, et seal ei ole midagi parata. Aga meil oli piisavalt palju kuskil tahet ja jõudu, et hakkama saada nende üritustega ja kuskil seal mingis momendis oli meil seda õnne ja järjukvaliteeti ja kõik seda, mis jalkas vaja on, et sellistes mängudes tagasi tulla sellise vastasega. Et mõnikord võib-olla, ma ei tea, kogu lugupidamise juures nõrgema vastasega sa nagu mingis mõttes domineerides võid nagu mängu tagasi tulla, et on sellised tööõnnetused, aga Floraga nagu pigem oli see selline, et nüüd pead selle nagu tugeva kvaliteedi ja klassi nagu üle mängima sellise suure hinge ja südame ja tahtmisega ja see meil täna õnnestus, et selle üle on väga hea meel. Superkarikas teadu poolest lisaaega ei mängita, ehk kui viigilise tulemuse korral täisminutid lähevad kohe penaltitele. Oli sul endal ka 2-2 pealt mingisugune tunne, et pigem tüürikski sinna penaltiseeria poole, mis eelmine aasta meil toitis väga hästi, või oli treeneri pingil usk või arusaam sellest, et praegu platsil toimub näitab seda, et kurat, me oleme võimelised siit normaalaega lõpetama? No nii ühte kui teist, et korra oli nagu selline tunne, et võib-olla tõmbaks liinid kokku ja läheks allapoole
ja siis just Flora nagu surus ka neid sinna oma väravat ja siis oli näha, et väga kaua me seal nagu tõenäoliselt vastu ei peaks, sest seal juba seda Zenjov mängus ja Kostja seal oma kavalate söötudega, mida lähemale väravale jube keeruliseks ja ohtlikuks läheb. Et pigem innustasime ikkagi kõrvalt nagu küllaltki julgelt üles minema ja väga paljudes olukordades sellised 1-1 olukorrad tekkisid, kus enam ei jõudnud kaaslased üksteist julgestamagi, et oli selline väikene usk ka sees, et ehk saame nagu isegi normaalajal, aga ma ütlen ausalt, et seal võib-olla 7-8 viimast minutit oli küll selline, et kui 2-2 olen ka rahul ja juba võib hakata nagu penaltid mõlgutama, aga kirjas midagi varem ei olnud ja midagi meil satsiga kokku lepitud ei olnud, et see oleks siis tulnud kiiresti ja spontaanselt, aga täna jalgpalli jumal tassis meid hästi ja seda ei olnud vaja. Premium liigale ette vaadates, mis nüüd nädala pärast juba ootab, võõrsil mäng Narvaga, ilmselt taktikalaud läheb täiesti puhtaks, hakkame nullist. Ja loomulikult, et vaatame riivid üle ja kõige tervemad mängijad peale, et kindlasti praegu see emotsionaalne foon on meil hea, me ei tohi lasta jalgu liiga kõrgele maast. Aga spordis tuleb lasta ennast kanda ka nendel emotsioonil. Me võidu nimel ju mängime neid mänge, kui mängijad näevad vaeva ja teenivad midagi, siis tuleb see nagu enda kasuks ära kasutada. Aga kindlasti taklikaline valmisolek, väljakute konditsioonid, vastasvõistkondade selline huus hingamine hooaja alguses, et kõik need meid ootavad siin ees, kõiki vastaseid ootavad ees, et tuleb tuline keeruline hooaja algus, midagi lihtsalt ma meile ei ennusta, aga anname endast kõik, et alustada paremini kui eelmine hooaeg ja punkte korjata rohkem, et saada hea hoog sisse. Ja Rooma poiss Karel Voolaid aasta ja karikas aasta ja super eurosari teine aasta algab superkarika võiduga. Palju õnne, Karla! Aitäh! Froll mängueelsel pressikonverentsil 2 päeva tagasi tõid välja selle nii-öelda vana hea, et normaalajal Florat võita ei ole õnnestunud teab mis ajast. Nüüd on see tehtud ja autasuks siis see lapsukene, mis sul seal käevarrel on. Ja, tõesti suurepärane tunne, et lõpuks siis saime sellega hakkama ja kuidas veel, et lõpuvilega koos, et midagi paremat ei saanud siin täna juhtuda. Päris emotsionaalne mäng. Esimese poole järel nõrgema närviga fännidel võib-olla võis tunduda, et on nagu tehtud kõik, aga oli seda äksi sees küll veel. Jah, et loodame, et meie enda fännid on eelmist aastat silmas pidades harjunud sellega, et küüned on kogu aeg näritud, aga jah, et eks me esimene poolega läksime ettevaatlikult, esimene mäng läksime peale, aga natuke andsime liiga palju selle initsiatiivi Florale ära ja olime kohati raskustes, et teiseks pooleks leidsime selle uue hingamise ja tegime kerged muudatused mänguplaanis ja asjad toimisid ja väga hästi. Ja seal esimesel poolel ka võib-olla siis natukene see passiivsus oli see, mis ammustas. Mänguliselt ei olnud ju, saa ju öelda, et kuidagi nagu oleks tohutult üle mängitud, aga samas 2 väravat taga on tõsiasi. Jah, et eks see ongi nii kummaline jalgpalli puhul, et ei saa öelda, et mehed ei oleks valmis olnud ja uimased, aga jah, et olime kuidagi laiali natuke liiga, jäime selles olukorras, nendes olukordades passiivseks nagu kõrvalt vaadates, aga mehed kindlasti üritasid, aga lihtsalt ongi mõned taktikalised nüansid, mis siis ei toiminud ja kõrvaltvaatajale tundubki, et nagu Paide poisid ei tahagi täna karikat võita. Nädala alguses korraldasite Hintsuga koos ajatade vist neid asju meeskonnas, korraldasite niisuguse teambuildingu ürituse, käisite mängimas paintballi. Täna ütleme, see teambuildingu spirit tuli seal teisel poolajal kuidagi eriti ekstra välja. Flora läks samamoodi kipsi nagu meie esimesel poolajal. Jah, et tõesti oli väga huvitav üritus meile teambuildingu näol ja täna teine poolaeg tõesti, et ei tea, kas Flora siis ei oodanud, aga jah, et teine poolaeg olid nemad siis samamoodi hädas, nagu meie olime esimesel poolel. Siit nüüd ka natukene on räägitud ja sosistatud ja kahistatud siin erinevates podcastides ja foorumites ja et Flora või vabandust siis Paidel see presiis on maailma kõige õnnestunum ei olnud, aga on siin Karla ja teisedki intervjuudes öelnud, et satsid, kes pre-seasonil ainult võidavad, et jah,
et ja, et mul endalgi kunagi Floras mängides oli kogemus, kus me vist panime 9-9 seal võitsime hooajalisel ja hooaeg läks käima ja ei läinud kõige paremini, aga eks muidugi see on mängijate jaoks olnud ikkagi frustreeriv, et need suureskoorilised kaotused väljas Eestist ja Eesti-sisesed ka, et need kaotused muidugi väga palju niisugust positiivsust ei anna alati juurde, aga me oleme ise üritanud sellest üle olla ja me teame nagu, et eks see ettevalmistusel palju erinevaid koosseise, kes on puudu, kes on olemas ja eks seal on treeneritel ka keeruline, aga me teame, milleks me võimelised oleme, et kui me lükkame oma meeskonna nii-öelda nimekirja ette, siis me näeme, mis tasemel mehed seal on ja me usume sellesse, mis me teeme. Uus meeskond, uus Premium-liiga hooaeg, vastased on samad ühe erandiga Harju Laagri näol. Mida sa ootad nüüd nädala pärast Narva võõrsil mängult? Narva samuti totaalselt muutunud meeskond. Ja, see on niisugune tavapärane Eestis, et meeskonnad muutuvad palju. Et jah, juurde siis tulnud Harju, et minu enda külapoisid seal hakkavad ka müttama, et selle üle on hea meel muidugi, aga meie jaoks on tähtis, et võitsime küll karika, tujud on head, aga see nüüd meile järgmiseks nädalaks midagi ei anna, et tuleb kindlasti see esimene voor Eesti liigas, kus väljakud ei ole ideaalsed, et see on korralik kannatamine, korralik võitluslik mäng ja selleks me oleme valmis ja on lihtsalt vaja koguda võimalikult palju punkte, et hooaja lõpus õnnelik olla. Aitäh, aga täna õhtul võime rõõmsad olla. Absoluutselt.